Naistel ja meestel on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus kõikides ühiskonnaelu valdkondades osalemisel. Sooline diskrimineerimine on olukord, kus ühte inimest koheldakse tema naiseks või meheks olemise tõttu halvemini kui samalaadses olukorras vastassoost inimest. Näiteks on sooline diskrimineerimine see, kui tööandja edutab madalama kvalifikatsiooniga meeskandidaati kõrgema kvalifikatsiooniga naiskandidaadi asemel või ka vastupidi. Muidugi võivad vahel selleks olla kaalukad ja sooga mitte seotud põhjused. Tuleb meeles pidada, et sel juhul on tööandjal kohustus neid põhjusi selgitada ja need põhjused peavad olema tegelikud. Näiteks võib teater otsida Pipi Pikksuka osatäitjaks just nimelt naissoost näitlejat. Sooline diskrimineerimine võib olla ka see, kui näiteks tüdrukul ei lubata kaasa lüüa tehnoloogiaõpetuses või poisil käsitööõpetuses. Sooline diskrimineerimine on ka isiku ebasoodsam kohtlemine seoses raseduse, perekondlike kohustuste täitmise või muude soolise kuuluvusega seotud asjaoludega. Samamoodi on sooline diskrimineerimine ka igasugune seksuaalse või soolise alatooniga ahistamine. Kõige tähtsam on, et igaühel peab olema tema soost sõltumata võimalus ühiskonnaelus täisväärtuslikult kaasa lüüa ja end täisväärtuslikuna tunda.